Eelmises klipis lahkasime sunni kasutamise juriidilist problemaatikat. Sel korral teeme midagi lihtsamat. Näiteks kui teil on ülesande täitmiseks antud relv, siis see ei tohi ju jääda lihtsalt iluasjaks teie puusal. Mina olen Rasmus Kage Kaitseliidu Toompea malevkonnast ja see on kriisihügieen. Me vaatame ära mõned valmisoleku situatsioonid, millega te võite kokku puutuda tänaval, kus distantsid on lühikesed ja äkkrünnak võib olla ootamatu. Turvataktika paljude reeglite seas on 2 põhimõtet, mida me täna testime oma katsetega. Esiteks, te peate tundma oma varustust ja seda, kuidas te oma varustust kannate. Teiseks, peate te hoidma distantsi, mis annaks teile võimaluse reageerida äkkrünnaku korral. Paljudes politsei videodes on tehtud katse, mis näitab, et liiga väikese distantsi korral ei ole teil püstolist abi. Me kordame neid katseid lühidalt tavaliste kaitseliitlastega, kes ei ole eritreeningut saanud. Nüüd aga vaatleme kaitseliitlast, kes hoiab relva nii-öelda jahimehe asendis. See jätab käed vabaks, aga aeglustab reageerimist rünnaku korral. Nagu näeme, et kui teil relv on selja peal, siis on ohutu distants äkkrünnaku korral umbes 13 meetrit. See ei tundu mõistlik. Seepärast proovime asendit, kus relv ripub teil küljel niinimetatud patrull NATO asendis. Siiski on meie esimeses katses relv laadimata. See tähendab, et kuuli rauas ei ole ja kaitseliitlane peab kõigepealt relva laadima. Proovime, kas vahetades võitlejaid me saame teistsuguse tulemuse. Proovime 2 relvaasendi võrdlust 5 meetri distantsil. Ja nüüd proovime ka varianti, kus relv on laetud ja kaitseriivistatud, nii nagu enamasti teevad Eesti kaitseväelased missioonil patrullis olles.
katsete tulemused on väga selged. Relv on seljal ainult siis, kui teil on 2 käega vaja midagi teha. Igal muul ajal on relv teie ees. Me ei ütle teile kindlasti, milline peab olema relva asend ja selle valmisolek. Kõik sõltub ikkagi olukorrast, ohuhinnangust ja teie ülema otsusest. Kuid loodetavasti panite ka nendest klippidest midagi kõrva taha. Järgmine kriisihügieen juba varsti eetris.